Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, nädal on jällegi möödas ja meie Rainer Olgoga oleme siin stuudios ja hakkame lahkama teile tuttavaid teemasid, milleks on loomulikult üllatus kinnisvara. Jah, oleme. Millega sina tegeled, mees? Tere ka kõigile, me oleme siin stuudios Ahto Kaldaga, kes oskab küsida kinnisvara küsimusi. Väga hästi muide. Aitäh. Aga ka sellised komplimendid. Mõtlesime, et me räägime seekord, mis on hästi kinnisvaramaastikul selles mõttes, et tehisintellektist. Jaa, igal pool ju AI pressib peale ja kui palju sina kasutad ChatGPT-d? Niisama elus. Ma lausa maksan selle eest. Kas sa küsid iga päeva asju, kuna vetsu võib minna? Muide tasub ChatGPT käest asjad, millest sa midagi tead. Päriselt tead. Küsi neid, vaata, mis vastab. Mina näiteks enda toitumiskava näiteks muutsin ümber ChatGPT-ga. Lasin tal dokumenteerida või seal arvutada neid kilokaloreid. Et see nagu toimib päris hästi. Pimesi ei maksa uskuda, see on nagu võib-olla see sõnum, et millega nagu täna veel koolilapsed vahele jäävad, et lasevad kirjutada näiteks, ma ei tea, kuulsast Aleksis Kiviteoses 7 venda lasevad kirjutada nagu muuda nimed. Ja siis tegelikult ei tule nii. Aga kinnisvara kuulutusi annab küll ju teha. No sa pead läbi lugema, see on väga halb, kui sa nagu üldse ei kontrolli. Et lihtsalt copy-paste ja räägivad ka näiteks arvuti programmeerijad räägivad, et sa pead, nende funktsioon täna ongi kontrollida, samamoodi võib-olla kinnisvara inimese funktsioon on kohati kontrollida, et õigesti teeb. Kusjuures minul tuleb jälle üks hea point enda elust ette, mis oli suhteliselt hiljuti oli. Lasteaias oli mingi istumine või mida iganes, hooaja lõpetamine kevadel. Ja siis üks lasteaiaõpetaja kirjutas sinna gruppi, et suured tänud, et hästi tore ja kogu see jutt. Ja alla oli jäänud, et kas sa soovid, et ma muudan selle teksti veel veenvamaks või armsamaks või midagi. Eks siis ta oli selle nagu ChatGPT käest saanud. Et see on ka selline libe rada, mida mööda käia, et ikkagi päris sa usaldada ei saa, et sa pead ikkagi läbi lugema. No täna sa pead ikkagi oskama seda, kuidas mul ütleb üks tuttav IT-inimene, puuslikku juhtida. Sa pead oskama seda puuslikku juhtida ja siin ongi, toon näite kinnisvaramaailmast, et ma alusin koostada ikka palud, et palun koosta kuulutus, eks ju, tekst, ilus tekst. Ja ilus tekst sellest majast, et see asub seal ja seal, sest kirjutab siin täiesti kogemata, et kaunis merevaade avaneb jõe äärest näiteks Tartus, eks ole. Mingid sellised asjad ja siis ta võib, ma ei tea, bussijaam on 25 meetri kaugusel või ta eksib. Mingisugustes asjades ta eksib. Sa pead ikkagi üle vaatama. Sa pead üle vaatama, et sa ei saa nagu 100% kindel olla, et see täna ikkagi ei ole veel nii hästi. Okei, aga kas ütleme see AI ja tehisintellekt nii kaugele on arenenud, et sa võid juba natuke lastadel enam-vähem hinnata objekte? Ma arvan, et hindamiseks on küll väga vara veel. Arvad? Seal hindamine koosneb, oleneb meetodist ja meetodid on mitu, aga kõige tavalisem meetod on võrdlemine. Sa võiksid lastadel võrdle selle, tolle ja kolmandaga. Kas ta oskab siis võtta Eesti kinnisvara portaalidest võrdselt? Just sa küsid, kui ta eksib juba sellega, eksib sellega, et kinnisvara portaalides on nimelt pakkumishinnad, eks ju. Tal ei ole päris täiuslik informatsioon. Või sa notaritesse ka ligi. Ta ei suuda veel, ei suuda veel, aga eks ta ühel hetkel võib-olla, ma arvan, et need kontrollijad nii-öelda jäävad veel pikaks ajaks alles, kes vaatavad, et see töö oleks tehtud korrektselt ja korralikult. Vahel on ka niimoodi, et sa küsid näiteks ta käest, et kuule, et siin sa tegid vea, ja siis vabandust, tõesti eksisin siin natukene ja teen nüüd ümber, et tasub nagu mõttega, et häda, mida ta kaasa toob juba otsast varasemalt ka, aga nüüd toob kaasa, et inimesed hakkavad tõeks pidama asju, mis pole tõde. Vanasti oli see ajakirjanduse leib nii-öelda, et ma ei tea, kui sa tead, et kirjutati näiteks sinule teadaolevast teemast ajaldusartikkel, siis tihti lugu võib-olla päris tõde see ei olnud. Ja. Nüüd ChatGPT teeb see oma asja, aga
nii. Pildid, järgmine teema. Jaa, ma tahtsingi rääkida. Ma ise ühte korterit renoveerin ja siis panin selle ChatGPT-sse, et pane siia pastelsed toonid ja ilus diivan. Ja Tuli? Väga ilus tuli. Aga vahel on niimoodi, et sa ei saa isegi aru, et midagi on nagu puudu. Ja ükskord ajas mind täitsa närvi ChatGPT. Tead, kuidas või? Ütlesin, et pane sinna sellised pastelsed värvid, mida iganes, et tee selle pildiga seda. Siis ta küsib, kas ma teen seda? Siis ma kirjutan, jah, hakka tegema. Siis ta kirjutab, aga kas ma lisan sinna selle. Siis ma kirjutan, muidugi lisa, et hakka juba tegema. Kaua ma ootan. Ja siis, ja mingi 6-7 korda, siis ma juba nagu vihastasin, aga ma ei hakka ju tehisintellekti nagu sõimama ka. Et nagu palun tee juba, saada juba see pilt mulle. Siis ta lõpuks saatis. Mõtlesin, et täitsa huvitav oleks teha, vaidlema. Võtta saatesse külaline, seal näiteks ChatGPT-l on ja seal on juures üks selline eraldi lisa, et sa saad endale nii-öelda assistendiga, tema tahab lihtsalt suhelda suga. Tihti lähebki nagu, tihti sa jõuad nagu sinna sellesse suhtlemise asja, aga kuulab su muret ja peegeldab näiteks, et näiteks sa ütled, et mingi mure on sul, mul on mure, et mina sooviksin müüa enda kinnisvara ja teada, mis on selle hind. Nii, siis sa päris tükk aega saad, kas ma saan õigesti aru, et sul on selline mure, et sa sooviksid teada, mis on su kinnisvara hind? Mul on, kaua sa küsid. Kas sa soovid, et ma aitaksin sind selle murega? Nii. Ja siis ta aitab. Ei ole nüüd, siis küsib veel 10 korda. Aga sul on ikka, sind on vaja aidata. No, mingi niimoodi. Aga nende piltidega, et jällegi piltidega sama asi, et need erinevad sa pead üle vaatama, et näiteks ei ole sul kardinapuud või tapeedi ülemine äär, ta ei ole loomulik ja sa ei saa aru, miks. Nii, et siukseid vigu teeb veel. Ei, muidugi, aga eks nad ka ju arenevad. Jälle mingi 4.0 või ma ei tea, mis see nüüd tulnud, 5.0, nüüd on ju 5.0. Me oleme aastas 2025 sügis. Aga ta aitab planeerida, näiteks ma mäletan päris alguses, ma küsisin ühe kinnisvaraobjekti müügiaega statistika põhjal, et kuna tuleb ostja. No see on tavaline küsimus, et kaua ma müün seda maja siin, Rainer Maakler, teed ka midagi või? Et kuna tuleb ostja? Ja siis meil on teada nagu, et mitu klikki on tehtud ja palju on inimesi käinud, sisestasin kõik need andmed. See oleks päris äge, kui oleks nagu ennust. Ja nii. Ja ta ütles, et järgmine reede tuleb ostja. Ja tuli ka või? Järgmine reede tuli ostja. Ja vaat see oli imelik. Mis versioon sul on? Ei, see oli mingi vana versioon. See oli ammus, oli vaadata, ma arvan, tehing oli ikka aasta tagasi. Ja ma vaatan, et ei tea, hiljem pole ta enam töötanud niimoodi. Ja, et kas ta pani huupi? Nagu millal ma maksan võla ära. No just, et see oli täiesti uskumatu lugu. Ma olin nii üllatunud ja see osutus minust väga täpselt tõeks. Nii et palun, et see on väga hea rakendus. Väga hea rakendus. Aga piltidega ma olen küll nagu proovinud, et pane näiteks siia selline diivan. Või pane siia selline kardin. Ta vahepeal tõstab ukse teise kohta. Ta pane ikka tagasi. See pull ongi see, et ta kipub nagu tegema või siis, ma ei tea, akna taga on mingi backup. Mingid siuksed imelikud asjad. Donald Trump siia. Ma lasin perepilte teha, see oli päris naljakas. Et alati oli keegi puudu. See oli mõni, ma ütlesin, et mul on 3 tütart, siis oli üks kiilaspäine poeg abemega. Siuksed asja. Ma ei tea, miks ta seda teeb. No eks ta ei saa veel aru täpselt, aga õpib sind ka tundma. Aga eks tulevik on seal, et sinu nägu. Sa saad teha enda mudeleid ja enda mingisuguseid asju ja ta osa järeldusi teeb. Sul peab olema kriitiline meel ja ma väidangi, et tulevikus on tööd nii maakritel või inimestel, kellel on, kes suudavad hinnata, mis on õige, mis on vale. See kriitiline meel, et need, kes... No õige kirja ta ikkagi petab ära. Aga et selles mõttes enne ChatGPT-d, kui ikkagi mõni maakler ei oska, on näiteks tüskrah, natuke teistmoodi kirjutab kui tavaliselt, et siis sa said ikkagi aru, aga nüüd lased ChatGPT läbi, et tee kõik ilusaks ja vähemalt teeb ilusaks. Võib-olla, aga ma arvan, et õige kirjas on ka ühed asjad, kus ta nagu eksib, aga et seal on, milles me kõik eksime. Ma usun, et eesti keele õpetaja saab aru, aga ütleme tavainimesele hea asi ta ikka on. Mina arvan, et oht on seal, et kui nüüd tavainimene näiteks küsib, et näed, et mina tahaksin müüa maha enda maja, sama, mis ma enne ütlesin, et mis ma pean tegema, mis hinnaga müüma, kui kiiresti juhtub ja nüüd see ChatGPT ütleb talle ette ja ta teeb mingid valed järeldused sellest. Ostab näiteks uue korteri ära ja reedel 13. ei tulegi ostjad.
ja ta on ennast mässinud kuskile, et see on oht. On. Ma arvan ka, et see oht, et alguses võis olla, et mina sain selle vastuse algul, nende andmete põhjal oletuse, võib-olla enam ei sinna sisestatud, ära nii ütle, et pärast mõni inimene, ma ei tea, et varsti me kuuleme lugu, ma lihtsalt ennustan nüüd, varsti me kuuleme lugu, kui me veel ei ole kuulnud, et mingi inimene ChatGPT või mingi tehisintellekti arvamuse peale tegi näiteks enesetapu. Ei, seda loomulikult. Aga kusjuures ma mõtlen, et kui näiteks ütleme kinnisvara müügiportaal, et sa ei hakka seal klikkima ega linnukesi tegema, lihtsalt sinna chati avaaknasse kirjutad 2-toaline korter, mis pähe tuleb, ilus vaade, roheline, et sa ei pea nagu linnukesi panema, vaid vabas vormis kirjutad, et hakkaks otsima. Siuke asi oleks ju täitsa okei. Seal on ka oma tohud ju. Ei no oma tohud ikka. Et sa paned vabas vormis otsimise variandid on ju olemas ja see on nagu, ja siis sa ei pea ostma. Ma räägin, et sina nagu otsid nagu ei, tema otsib sinu eest nagu sulle. Just, ja mina näiteks müün sinu maja, siis mida mina tahaks öelda sellele otsijale, ole hea, sööda ette. Aha. Ja siis siit on juba, kuna sina usaldad seda, siis sind on juba natuke ära kasutatud. Ei, see on jah. Ja need, kes ette söödavad, need maksavad natuke peale. Mingi, jah. Tasub vaadata võib-olla edasi jõudnud nii-öelda IT-inimestele. Soovitan vaadata inglis keeles kahjuks küll Netflixist Black Mirrori nimelist seriaali. Seal on, iga lugu on sellest, kuidas midagi läks mingi uue tootega valesti. Seal üks hästi naljakas on, mulle meeldis, oli, et ühel inimesel aju läks katki. Nii nükene, ja oli võimalik osta üks nükene uus arendatud nükene ajujupp. Lihtsalt seda tasuta seda, aga lihtsalt siis on selline versioon, nagu ma ei tea, kui sa oled kuulanud Spotify'l, kuulad muusikat, siis on siuke versioon, et reklaami lastakse vahele. Ja tema ostis ka selle ajule siukse jupi, et reklaami lastakse vahele. Ta oli koolis õpetaja, siis lapsed õppisid seal ja siis keset tundi üks laps ütles mingi, et kodus on mingi siuke probleem ja siis veel parem oli mees hakkas mingit murejuttu rääkima ja siis järsku naine nagu muutus. Depressiooniraviks ostke ja siis pani edasi ja kogu see elu käis nagu niimoodi, et vahepeal viskas nagu reklaami vahele mingitel suvalistel hetkedel. Mida pro-variandil ei ole? No pro-variandil, et maksa rohkem raha polnud ja siis siuksed lood. Et see tehisintellektiga on ka probleem on selles, et kui sa seda ühel hetkel liigalt usaldad, siis seal on omad riskid. Aga praegu nagu ütleme kuulutusi otsima, kui sa päris otsa ChatGPT-le kirjutad, et ma sooviks sellist, mis ta ütleb? Soovin 2-toalist korterit Annelinna Tartusse osta. Leiab midagi. Leiab ikka midagi. Ikka leiab midagi. Mingid parevad, et vahe võiks olla see ja see ja see ja see. Ja siis kujutad ette, et ta pakub sulle ainult need 4 korterit. Ja. Et äkki pakub ainult ühe. Ja lõpuks, kas sa ise ei otsusta enam midagi? Ja. See on see oht. Aga meil kinnisvara müüjatena jällegi, kui minul on selline võim nii-öelda sulle ette sööta seda, mida mina tahan, siis Ei, loomulikult. Seda ma olen kogu aeg öelnud, et üldse kogu see AI ja see tehisintellekt, et ütleme, sellist nagu inimlikkust ja sooja suhtumist ikkagi ei korva. ChatGPT ei tule ju patsuta üle peale. Tuleb ilus selle. Tule notarisse ka kaasa. Tuleb taskus tegelikult. Ma arvan jah, et selle ajani, et tehisintellekt sulle pai teeb ja kuidagi see mingisugune asi, mida veel ei ole võimalik teha. Nii et see on ilus mõte, millega peaks lõpetama selle saate. Kuidas sõnastame ümber see 3 asja või vara veel? Vara, ei ole vahet. Ei, oota, mis see mõte oli, et inimsoojust ja head südant ja head sõna ja õlale patsutamist ükski tehisintellekt veel ei suuda teha. Just. Mis teine? Teine või? Et ära pelga teda siiski kasutada. Ja 3. ära usu. Kõik pole kuld, mis hiilgab. Ja. Väga hea. Ja. Järgmisel esmaspäeval jälle. Ja, läheme selle mõttega edasi ja küsige ChatGPT käest. Jäline on kõige humoorikam kinnisvara saada. Ja. Sulgudesse kirjutage kinnisvara minutid. Just. Vaadake, mis ChatGPT ütleb. Aitäh. Ja tulge külla. Ja minge õue. Ja tulge peole. Kinnisvara minutid.
stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.